MyDirecto menetluse leiad, kui logid sisse MyDirecto keskkonda. Kui kasutad e-maili teavitusprotseduuri, siis klõpsa lihtsalt e-mailis lingil Menetle MyDirectos. Kui oled Directo kasutaja mitmes andmebaasis, saad MyDirectos andmebaaside vahel mugavalt valida. MyDirecto menetluse nimekirjal on 2 vaadet, menetlemata või menetletud dokumendid. Viimane näitab kinnitamata dokumente, mida oled viimase kuu jooksul allkirjastanud või neist keeldunud. Arved on järjestatud maksetähtaja järgi, alustades kõige vanemast. Juba möödunud maksetähtajad on tähelepanu äratamiseks märgitud punasega. Arveid saad ka otsida ja filtreerida, näiteks hankija nime järgi. Klõpsates ostuarvele saad lähemalt tutvuda dokumendi sisuga. Arve sektsioonis näed selle olemasolul dokumendile lisatud manust. Andmed sektsioonis näed neid ostuarvel täidetud välju, mis on valitud Directo keskkonna seadistuses MyDirecto menetluse andmete väljad. Ekraani alaosast leiad menetluse tegevuste nupud. Nooltega saad liikuda eelmise või järgmise arve peale. Pöial üles allkirjastab arve. Arve liigub siis menetletud arvete sektsiooni ja ekraanile ilmub järgmine menetletav arve. Pöial alla nupuga saad arvest keelduda ning kommentaari nupp võimaldab keeldumisele lisada kommentaari ehk põhjuse. Arve liigub siis menetletud arvete sektsiooni. Menetletud dokumentide vaates on ka võimalik varem tehtud otsust muuta. Näiteks keeldumise otsuse muutmiseks leia arve üles menetletud sektsioonist ja lihtsalt vajuta pöial üles. Järjestik menetluse puhul on otsuse muutmine võimalik siis, kui menetlemise järjekord pole järgmisele menetlejale üle läinud. Ehk kui oled viimase taseme allkirjastaja või kui järgmisel menetlejal on sama punktitase. NB. Kogu MyDirecto menetluse funktsionaalsust saad kasutada nii nutiseadmes kui arvutis. MyDirecto lingi saad ikoonina salvestada ka oma nutiseadme avaekraanile. Näitame, kuidas käib lisamine kasutades iPhone'i ja Chrome'i brauserit. Eelnevalt logi nutiseadmes MyDirecto keskkonda sisse. Nii ei pea sa hiljem avaekraani ikoonilt sisenedes uuesti sisselogimist teostama. Vajuta päises lingi jagamise nupule ja vali lingi lisamine avaekraanile ehk äti home screen. Avaneb uus aken, kus saad määrata ikoonile nime ja et nupuga lisadki selle oma nutiseadme avaekraanile. Head menetlemist!